Suur muusikafestival arvult 28 on jõudnud oma teise päevani, aga esimese lõunatunnini. Ja mul on hea meel anda esimeseks lõunatunniks sõna kahele mehele, kes on väga lähedalt seotud teatriga, aga ka kahtlemata oskavad muudel teemadel, ühiskonna teemadel kaasa arvata, kaasa mõelda. Esimese lõunatunni külaliseks on lavastaja, ühiskonnategelane Jaak Allik ja moderaator Enn Siiber. Palun! No nii, mina ütlen sissejuhatuseks veel 2 sõna selles mõttes, et me oleme Jaaguga muidugi vanad tuttavad, aga ma loodan, et see ei sega mind ka sulle provokatiivseid küsimusi esitada, kui sa lubad. Minu käest võib kõiki küsida. No, on üks asi ja teine asi, ma tahtsin ütelda, et kõik, kes tunnevad, et nad tahavad vahele sekkuda või tahavad midagi küsida juurde, palun kohe andke märku ja laske kohe käia, sest meie jutuajamine on niisugune vabas vormis vestlus ja edasi. Jaakul on ette valmistatud ka mingisugused konspektid vist veel, aga ma alustan ikkagi küsimustega. Ja tähendab, ma tahaksin ikkagi siin kohalik Suure-Jaani ja Suure-Jaani kihelkonna ja Suure-Jaani publik, et tahaksin küsida, et sa võiksid natukene paar sõna rääkida ka oma eellastest. Marju Lauristini ja tema ema teavad kõik ju teatud tuntud inimesed, aga ma mäletan ka seda, et kuskil 1990. aastate alguses, kui oli Allistu kiriku avamine, rekonstrueerimise algus ja nii edasi, siis sa seal rääkisid ka oma põlvnemisest sealt kandist. Sinu isa Hendrik Allik oli nagu sealt pärit, aga äkki sa paar sõna ütled ka selle oma sidemete kohta sellist. Lugupeetud kuulajad, kõigepealt ma tahan sügavalt tänada mulle täiesti üllatava kutse eest siia festivalile. Ja seda eriti muidugi maestro Andres Uibot selle eest. Sest festival on 28 aastat vana, see on üks Eesti, ma arvan, vanimaid ja pikema eaga festivale taolisi ja minu rõõmuks sündis järelikult siis, kui ma olen kultuuriminister 98, aga küll oma mingit teenet selle osas ei mäleta. Aga väga hea. Ja nüüd vaadates seda festivali programmi, mis teil on seekord, kuulge Justamendist Rammini ja Ivo Linnast Vox Clementiseni ja see on nii äge kava. Ja lisaks muidugi need kuulsad Hüppassaare öökontserdid. Et ma olen sügavalt liigutud minu arusaamatus minu kutsumisest siia ja väga suure austusega suhtun sellesse festivali, et ma korraldates ja oludel pikk iga. Aga avakõneks ma võin 2 sõnaga muidugi vastata selle küsimusele, aga ma mõtlesin, et ma iskalt mõne sõna tahaks rääkida asjast, mida ei ole olemas. Nimelt enda seotusest muusikaga. Sest te olete, kes siin kõik on muusikainimesed, muidu te siin festivalil ega täna siin saalis ei oleks. Aga kuna enne käisid Sava küsimuse, siis see on kõige lihtsam, kuna ma alles üleeile käisin oma vanaema ja vanaisa aual, mis on Alliste kalmistus. Vanaisa oli Mõisa külast mõne kilomeetri kaugusel raudteevaht, tolleaegselt Tsaari Venemaal tähendab. Teda ma ei ole ilmaga näinud, tema suri ära juba enne teist maailmasõda, tähendab 39. Ja vanaema ma olen küll näinud, aga vanaema suri ära 47, ma olin siis 1-aastane. Ja vanaema oli väga kaua aega Alliste kiriku vanem, öeldakse selle kohta või teda mälestatakse selle läbi ja kui 89 me hakkasime koos Kalev Raavega taastama Alliste kirikut, ma julgen seda küll nii öelda, sest et 2. oktoobril, see jääb meelde, 2. oktoobril 1988, kui oli Rahvarinde esimene kongress, siis see oli Tallinna selles suures linnahallis, eks. Me kohtame seal Kalev Raavega. Kalev Raave parajasti vanglast välja tulnud, ta pandi ju kinni lõpuks nõukogude mingi mõned aastad seal istunud ja vahepeal siis lõpetanud ka käis veel selles Usuteaduste Akadeemia koolis konsistooriumil. Ja mina olen ka seal ja Kalev, me olime enne päris head tuttavad, mina meelitsin ta kunagi Tallinna Noorsooteatri direktoriks, kui ma olin teatriteooriatuse juhataja. Ja lööme käed, ütleme tere ja ma ütlesin, et Kalev, et ma kuulsin, et sinust saab Alliste kiriku õpetaja.
no oli tõesti niisugune kõlakas, ega ta kuskil ametlikult kuulutatud ei olnud. Ja Raave vastab niimoodi, kontreerib, et kuule, aga ma kuulsin sinust saab EKP Viljandi Rõõmelt esimese sekretär. See oli ka kõlakas, seda ka oli välja kuulutatud. Ja siis me vaatasime ükski Kalev ütles, kuule ehitame üles selle Välisti kirja. Mis asja, kuidas see võimalik on? Sest et Välisti me käisime isaga alati, kui isa Siberist tuli tagasi. Isa oli Sibirisse saadetud 25 aastaks, tuli 55 tagasi ja me käisime iga suvi siis seal vanavanemate haudadel, tema isa ja ema haual ja sugulas oli ka see ja ma alati mäletan seda teed, kui me Viljandist sõitsime sinna üle Havja poole ja siis, kui see metsatukk ära lõppes, esimene 2 aastat oli see Välisti kiriku torn, äkki me sõidame juunikuus ja Välisti kirik on ilma tornita. See oli nii jube elamus, puhut emotsionaalselt on see elamus mulle jäänud hinge. Ja siis ma ütlen, mida sa räägid, Kalev, et me oleme üks ühiskonnas, fondid ja plaanid ei ole ühtegi nael ega laua juppi, aga ehitame. Ja lõime käed. Ja no minu osa ka see, mida tegi Kalev, seda ei ole võimalik sõnades kirjeldada, seda, kes mäletab, see ju teab tema energiat, tema seda usku ja ta ütles kohe, et kui nurgakivi panek oli, et see Välisti kirik saab siis, kui Välisti kirik saab valmis, saab Eesti iseseisvaks. Ja see oli 89. Veel ei lõhnenud, mitte väga tugevalt ei lõhnenud veel midagi. Ja mina tegin nii palju, et mul oli tõesti, mul oli see aasta aega see parteivõim, selle ajal 89 aastase parteivõim veel kehtis, kuigi ta kukkus igalt poolt juba kokku. Ja ma kutsusin kokku kõik Viljandimaa koloosi esimehed, sovhoosidirektorid, ettevõtete juhatajad ja palusin abi. Ja nii see abi hakkas tulema mitte ainult siit Viljandimaad, seda abi hakkas tulema üle Eesti. Ja see, et see kirik ehitati üles nii, et mitte ühtegi fondi ei olnud. Fondid olid need asjad, mida riik andis näiltest kuni ehitusmaterjalid. Kõik tulid nii sama, kuni lõpuks siis tolleaegne peaminister Indrek Toome ka veel Toompea lossile määratud see Tšehhi Lühtri ohverdas sinna. Ja miks ma räägin seda vastuseks sinu küsimusel nii palju, et mu isa 89. aastal suri maikuus ja enne surma haiglas andis ta mulle ümbriku, et ma annaks selle ümbriku Kalev Raavele. Seal oli siis mingi rahasumma, ma ei tea, ma seda ümbrikut ei avanud. Ja see oli ilmselt ka siis sellepärast ikkagi, et tema ema oli nii kaua olnud Välisti kiriku. No vot, see on nii palju sellest, aga ma tahaks natuke rääkida ikkagi enda seoses muusikaga. Mis on üsna kummaline, sest mul muusikalist kuulmist ei ole, muusikalist haridust ei ole. Esimest ja viimast korda mängisin pilli esimeses klassis Kastanjetid olid. Kastanjette mängisin, aga samal ajal on meelde jäänud ikka mõningad muusikalised elamused, mida tahaksin teiega jagada, sest seal on mõnda huvitavat. Nimelt 10. ja 11. klass, see oli siis Tallinna 22. keskkool, nüüd Vestholmi kool. Ja siis tegi Eesti Filharmoonia, see oli vist tema nimi siis, mitte Eesti Kontsert, tegi kooliõpilastele abonentkontserte. See tähendab, et aastaks müüdi need abonendid välja, see oli kord kuus, see oli loengkontsert, see oli kuskil kella 4 aeg päeval, mitte õhtul. Estonia kontsertsaalis ja ma ei mäleta, kes oli lektor, aga need olid ikka Eesti tippkollektiivid, kes taga oli, mõnikord oli terve orkester, mõnikord oli osa, mõnikord mingisugune kapell. Ja teate, see oli niivõrd huvitav, see oli seotud mingi heliloojaga tavaliselt ja siis mängiti selle helilooja palu või katkendeid ja ta seletas ja see õpetas mind tõesti muusikast aru saama, muusikat kuulama. Minu hariduse jaoks on see üks kasulikum, rohkem palju keskkoolis õpetati igast asju, mida iial vaja ei lähe. Aga see on mul nii meelde jäänud ja ma ei tea, enam vist selliseid asju Eesti Kontsert vist ei tee. Ma ei ole vähemalt kuulnud, igatahes see oli üks väga kasulik võte neil ja sealt tekkis ju siiski mingi huvi just klassikalise muusika vastu, sest kergest muusikast ma ei ole iial eriti aru saanud ja viimased lauljad nägupidi, nüüd peale muidugi uue lemmiku Tommy Cash on ikka Heli Lääts ja Björn Volski tõmmata võnne. Aga siis on mul sellised üsna vapustavad mälestused, et ma olin 20. detsembril 1965 Tartu Ülikooli aulas oli Emil Kiiretsi kontsert. Ja sel samal ööl Tartu Ülikooli aula põles maha, Tartu Ülikooli peahoone põles maha. Ja ma olin seal viimasel kontserdil, see on ka asi, mis jääb meelde. Ja muidugi see teatrihuvi hakkas ka olema ikkagi kohe ja esimene ooper, mis ma mäletan, oli Estonias 1955, kus ta Õrnasega ooper Käsi käes, kolhoosi esimees Mihklit mängis Georg Ots ja laulis ja kolhoosi esimees Marit mängis ja laulis Olga Lund
ja lava peal nad üksteist ei sallinud ja ma tean eluks ka nad ei sallinud, sest et Olga Lund oli Estonia partorg ja siis, kui tema asemel valiti Georg Ots Estonia partorgis, Olga Lund hakkas kohe kaebama ja üsna hinetuid kaebusi esitas Georg Ots. Ja edasi olid muidugi ka teised ja noh, kui kappidest rääkida Suure-Jaanis, siis Tasuleegid. Ma olen näinud seda vabahuetendusena, ma ei suutnud meenutada, mis aastal see oli, aga see aaria, kui ma anusid ja sind, et sa mind salliks, kumis üks siiamaani kõrvu. Seda laulis vist Martin Taras tol ajal. Kus see vabahuetendus toimus? Minu meelest ta toimus Tallinna Lauluväljakul. Ja edasi muidugi see oli 65, oli siis Villem Kappi ooper Lembitu. Ja see on mul ka nime, see ooper mul iseenesest väga meeldis ja Georg Ots Meelisena ja Tiit Kuusik Lembituna olid ikka ka niimoodi, noh, mitte hääle, vaid näitleja elamused. No nii, ja siis kõige suuremad 2 ooperielamust, mis mul hinge jäänud on kummalisel kombel 1975 või 1978. Ma olin Soomes ja käisin Helsingi ooperis, siis seda uut maja valmis ei olnud. Helsingi ooperiteater mängis siis vanas Aleksandri teatris ja see oli Aulis Sallineni ooper Punane joon. Ja see oli, miks ma sinna läksin, ma tean, miks ma siis Helsingis olin, ma tean, ma olin Tampere teatrifestivaliga seoses. Miks ma läksin äkki ooperit vaatama, küllap sellepärast, et selle ooperil aasta Pekka Milonov, kes oli tol ajal väga üks eksperimentaalse ja kuulsa Soome teatri Komteatri kunstineelis draamalavastada lavastas ooperi. Ja mul oli see nii meelde, sest see oli äkki nüüd ka tegevuslik ooper. See oli 5. aasta revolutsiooni sündmustest ja seal oli tegevus, näitlejad ja see jäi mulle meelde, esimene tõesti suur ooperi elamus. Ja kui midagi sellega võrrelda, teine ooperi elamus oli tunduvalt hiljem, see oli 2013 Tartu Vanemuise väikeses saalis Dmitri Bertmani lavastatud Jevgeni Onegi, mis oli ka just lavastus väga, väga huvitav, sest et ooper, viimane ooper, mis ma käisin vaatamas, väga kiideti üles nüüd, et tingimata vaatama, ma käisin 2 kuud tagasi Vanemuises vaatamas Turandotti, Itaalia lavastaja. Lavakujundus oli äge ja 200 inimest olid tegevad koos tehnilise koostisega, aga see oli ka natuke sellest sarjast, et kui minu jaoks ikka peaksid need ooperi armastajate gabariidid ka üksteisele natuke vastama ja natuke elulised olema, seal ei nagu sellest puudu. See imeilus Lämna laulja oli ikka üsna kogukas ja väike päkapiku moodi Itaalia väga hea tenor. No nii palju siis sellest, et natuke ikka ja Estoniast Pilvede värvid muidugi Rasmus Puuri ooperi, Roman Baskini lavastus on ka meeldinud väga. Aga mis nüüd sellest, aga nii palju, kui mul üldse mingid teened muusikas on, siis see tuli meelde, kuna täna tuli postkast ja näete, viimane umbes seda aja. Teatermuusika kino, ma olin selle ajakirja esimene peatoimetaja, panime ta siis kokku mõningate raskustega, kohe oli seal, ma mäletan, muusika peal Reet Remmel ja Madis Kolk ja väga tugevat toimetus sai, mõlemad olid väga head toimetajad. Ja seda vaidlust, et kas kestab tänase päevani, kas on vaja koos ajakirja või mitte. Mõne 10 aasta pärast hakkas ilmuma ajakirja muusika ja ta ilmub vist tänase päevani. Mina ei ole aru saanud, kumb ajakirja muusika inimestel nagu rohkem oluline on või tähtsam on või kas need üldse võrrelda saab. Nende profiil on vist erinev. Aga alati on olnud see vaidlus, et miks on koos. Teatrinimesed on oma ajakirja, kinoinimesed on oma ajakirja, muusikinimesed on oma ajakirja. Aga mina olen alati kaitsnud seda, et nad koos oleks, sest et selle kaudu ma ei loeks muusikast võib-olla üldse mitte midagi. Kinost poole vähem, kui ma seda ajakirja loen. Nad saavad omahel vastastikku ka üksteise tegemistest teada. Minu mõttes see süntees on väga, väga hea. Vaat nii, aga lõpetuseks, aga perekonnas on küll muusikinimesed. Naine käis Pärnu muusikakoolis, edasi Tartu Ülikooli naiskooris Lubinokkade kooris, siis 83 tulime Viljandisse, et minu Viljandi elu kestab 42 aastat, tema läks kohe Pauluse kiriku koori, Anne-Mai Salumäe juurde, hiljem siis Külli Salumäe juurde, oli seal ligi 40 aastat. Ja nüüd leidis uue eriala karmoška mängijad, mis on praegu eriti popp, eks, lähevad oma karmoškataridega laulupeole ja nüüd praegu eelmine nädal esindasid Viljandit Hansapäevadel Gotlandil. Nii et kogu aeg nii ja äärmiselt populaarne kamp käivad, täna on tal ka mingi 3 kontsert erinevad hoolekodus. Nemad on nii rumalad inimesed, nemad ei küsi honorariseks palju. Oleks käinud siin poole vähem.
ja teine asi, kes tõeliselt muusikas andekas on poeg, lõpetas Viljandi muusikakooli trombooni ja klaveri erialal. Nüüd kirjutas, ma küsin talt mõned asjad üle, et ma lähen muusikafestivali esinema, ma pean ju kiitlema ka oma sidus seos muusikaga. Ja ta ütles, et ta käis juba 10-aastase poisina Kalle Tamra juures heliloojaks õppimas ja oleks pidanud minema 14-aastasena muusikakooli ja pärast kontsi kompositsiooni õppima, oleks praegu hea helilooja, selle asemel hakkas kartma ja läks juristiks Tartu Ülikooli. Nüüd on küll juba 20 aastat Brüsselis selle Euroopa Parlamendi õigusteenistuses, aga tegelikult hing ikka muusikat. Tegi bändi, 4 poisi bändi, kes käivad mööda Eesti pidusid mängimas ja laulmas ja nüüd viimati olid Jüri Luige residentsis Luige juures ja bändi nimi on, kohe ütlen, kuidas on bändi nimi, Le Brücke, Brüsseli rock. Ja tulevad päris selle Belgia vene kooriga laulupeole, käisid eelmisel laulupeol ka. Ja poja-tütar tuleb ka laulupeole ja Euroopa noortekooriga ja teda ma olen näinud La Monet ooperi laval, Monet ooperi lastekooris. No nüüd on ta 19, nüüd on lastekooris ei ole. Aga tegelikult Eesti muusikasse, sellega mõtletan ka, Eesti muusikasse jõuab hoopis poja-tütar. Vabandust, tütrepoeg, selle tütre, kes siin Ugala teatrit, tema ei tea muusikast ise midagi. Tütrepoeg lõpetab nüüd Viljandi muusikakoolis järgmine aasta saksofoni ja löökpillid. Hommikust õhtuni taub löökpille. Laulupidu läheb nüüd teinekord juba selle muusikakooli saksofoni orkestriga ja mõtleb just sellest karjäärist, mis siis onul tegemata jäi, kas siis minna Mubasse või Ellerisse ja minna edasi Eesti muusika peale. Nii et minu vabandused, ma natuke muusikast olen kuulnud küll. Väga tore, vähemalt saime teada sinu muusikalistest asjadest, millest mina näiteks ka sult midagi ei teadnud, et sul sellised muusikaharrastused on olnud ja veel peale. Teadvusele muusikat. No peab seda ka. Aga nüüd ma lubasin, et ma esitan sulle ka mõned provokatiivsed küsimused ja ühe sellise ma mõtlesingi välja. Lugu selles, et täna ajalehti lahti lüües, seal loen Postimehes on kohe suur pealkiri. Täna 85 aastat tagasi, 14 või 16, täna 16, eks ju, jah? 17, aga see lugu oli just sellest 16. juunist, mis toimus Tallinnas, tähendab siis need asjad ja nüüd mõeldes sinu vanematele, nad on ju tuntud inimesed ja nendel oli oma roll. Kas sa oskad nüüd tollele 85 aastat tagasi nendele sündmustele ja nendele valikutele midagi ka ette heita? Me oleme kuulnud, mida Marju Lauristin nende asjade kohta on rääkinud, aga ma sinu seisukohti pole nagu kuulnud. Ma ei tea, kui ta... Seda minu seisukohti on oma vanemate seisukohti. Ei, ma tahan teada, kuidas... Mina ei olnud siis veel 6 aastat sündinud. Aga ei, mitte seisukohti, vaid sinu... Kas sul on midagi nende valikutele ette heita? No ette heita on ju kogu see sitt, mis siin siis toimus 8 aastat või see, aga õnneks mitte 8. Vähem, eks, mis ta siis toimus 91. aastani, jah, 40. No seda võib ette heita, aga küsi parem, kas ma näen mingisuguseid põhjuseid, põhjendusi, see on üks huvitav. No. Ette heita on meil kõigil võimalikult, küüditamised ja muud asjad, aga põhjendused on üsna mõnevõrra isegi aru saada, kui te seda kuulda soovite, keda see huvitab. Muidugi, ma räägin isast kõigepealt, eks tähendab, isa oli siit samast siis Abjamaalt pärit, eks. Ta oli ka Mogrimärdi karjapoiss ja lõuad olid ta siis nii head, et 7-aastase poisi kohta ütles Mogrimärt, et sina poiss oma lõugade eest on rauad saada. Ja nii ta siis saigi need rauad. Ja 1917 tuli siis Tallinnasse 16-aastase poisina, siin ei olnud mingit teenistust vist, ta sattus siis sinna rullitehasesse tööle. Ja nüüd on huvitav see, et 1917. aasta suvel astus Venemaa Sotsiaaldemokraatliku Tööliste parteisse. Meie ütleme praegu kommunistlikusse parteisse, siis ei olnud kommunismist öelnud seal sõnagi. Aga ta astus siis, kui selle eest ei olnud mingisugust oodata ja mingisuguseid kõrgeid ametikohti või karjääri. Ta astus siis, kui sellest kõige tõenäoliselt sai rauad või kümni.
see oli enne oktoobri revolutsiooni, see oli 17. suvi. No vot, ja siis ta niimoodi, miks ta astus? No ju siis ikkagi selle sama tunnetuse pärast, et maailmas on liiga palju ebavõrdsust, ma arvan, mis muu pärast siis ikka see 16-aastane poiss sinna astus. Ja siis ta sai natuke vanemaks ja oli ka vabadussõjas Eesti armees, mis ongi selles pull, et ta suri 89 aastat ära, muidu oleks pidanud olema väga raske küsimus, kas tal oleks pidanud siis vabadus selle osavõttest auraha või vastupidi, ta muude jõusest Eesti Vabariigis kinni panema. Aga seal ta ka võitles ja aga noh, muidugi maailmavaade oli siis juba olemas ja 1922 21-aastane poisina valitada Eesti Vabariigi Riigikogus. Siin on sama Uude Majja, siis see valmistanud Majja, siin on sama Lossi saali, kus mina olen 4 korda 4. koosseis istunud ja härra Toobal vist, ma ei tea, 2 või 3 palju saanud. Ja 20-aastase poisina ja see on asi, millest mina olen üle ajaloolane, mille kohta mul peaks olema mingisugune selgitus, aga mul päris selgitust ei ole. Miks 2 aastat peale vabadussõja või vabadussõja, kus oli väga terav võitlus, no ütleme Vene armee, Punaarmee ja siis Eesti armee vahel ja Eesti armee selle võitis. Miks 22 aasta valimistel oli kommunistidel nii suur mäng? Sellepärast, et Tallinnas ja Narvas keelati enda nimekirjad ära, võeti nimekirjad maha. Kuna seal olid sees mingid põrandalused nimed, ma ei tea, siis Kingissepp või kes ja nad said ilma Tallinna ja Narvata 10 kohta 100 liikmesriigi juhus. Et oleks Tallinna-Narva koos olnud, oleks nad saanud kuskil 20-25 kohta. Miks see meeleolu siis 2 aastat pärast vabaduse lõppu selline oli? Seda mina pärast selle päris seletada ei oska. Siin peaks olema kvalifitseeritum ajaloorn, aga see on fakt. Ja nii olid nad siis 10 olid seal siis selles samas Eesti Vabariigi Riigikogus 22 kuni 24. Ma olen huvi pärast lugenud ka protokolle. Ja teate, ma ei tea, siin kindlasti saalis on parasports EKRE toetajaid või EKRE liikmeid ka. Aga see, mida tol ajal kommunistid ajasid Riigikogu kõnepuldis suust välja, see oli veel palju jõhkram. Ja noh, ma ei tea, kas ropem, aga otse kohe see tollase valitsuse kohta, kui see, mida EKRE räägib, ütleme tänase valitsuse kohta Riigikogu kõnepuldis. No nii, ja muidugi valitsusel hakkas see kõik väga närvidele käima. Ja siis hakati neid otsast nagu kinni panema, aga 21. jaanuaril 1924 oli siis suurem nende kommunistide kinnipanemine, millest tuli see 140 protsess. Ja siis pandi ka isa kinni ja pandi vangi, noh, elu üks alla tähendab. Ja pandi vangi ka ema, kes oli siis 20-aastane tütarlaps. Ja isa oli siis 23-aastane, eks. Nii, ja võt, ja kusjuures ma tahaks ühele selle tähelepanu juhtides, selle vastu eksivad paljud isegi ajaloolased ja kunagi Lagle Parek, kellega ma vaidlesin, juhtisin täna tähelepanu. See 1. detsembri ülestõus 1924, mis muidugi toimus Moskva poolt, või Kominterni poolt organiseeritud. Ja ka, et kui oleksin paremini läinud ülestõusnatel ilmselt oleks Venemaa väed sisse toonud, see on ka fakt. Aga see ei toimunud mitte, see toimus mida post facto. Ma ütleks pigem, et see ülestõus võeti sellepärast, et legaalselt pandi kõik esitamõtted vangi. Nemad istusid siis vangi isegi ülestõusu, aga siis mitte vastupidi, mitte nemad ei pandud vangi selle eest, et nad oleks ülestõusu ettevalmistanud, et aasta varem vangi. Ja siis oli see protsess ka enne, novembris oli protsess enne 1. detsembri ülestõusu, kus siis otsused olid nii rängad, et nii isa 23-aastaselt kui ema 20-aastaselt said eluaegse sunnitöö. Praeguse Eesti Vabariigis inimeste otsust pärast. Ja siis oli niisugune asi, et nemad tulnud nad vangist või sealt kohtuotsust kuulama toodi. Riburi Tamide kohtusaali, see saalis on vaja võetud seda Tartu maanteed, see maja. Nad olid kokku leppinud sellise mehega, kelle nime siin saalis üle ei mäletada, Jaan Tomp. Tema oli tollaegne Eesti ametiühingute juht, Eesti ametiühingute nõukogu esimees, mis olid siis punaste käes. Ja isa oli teine, kes sisse toodi. Nad olid kokku leppinud nii, et kes esimesena sisse toob, see viiab täpselt seda lauset ja mäletab midagi elagu Eesti Nõukogude Vabariik või elagu Eesti Töörahu Vabariik, mingi lause. Ja Tomp läks esimesena. Tomp sai selle lause surmanuhtus järgmine lõpesti maha. Ja see oli juhus, et Tomp läks esimesena, minu isa läks teisena. Minu isa esimesena, siis mind siin ei olnud. Aga nii.
ja siis nemad istusid ära kuni siis 39. aastani, 15 aastat istusid nemad vangis. Kogu oma nii-öelda ilusa nooruse. Teadmata midagi, mis Eesti Vabariigis sünnib, kas Eesti Vabariigis läheb, kuidas siin, mis selles, et see Eesti Vabariik ei olegi nii hull, nagu nad olid arvanud, ütleme siis nii, eks. Ja 38. aastal tulid vangist välja. Ja edasi on nüüd kaks nagu seda põhjust, mida mina näen, see minu hinge peal. Üks oli see, et ma istusin selles samas saalis 1990 selles parlamendis, uues selles esimeses mitme kandidaadiga valimine olid siin ja Viljandist valiti 4 inimest, olid siis juba tänaseks lahkunud Ülle Aaskivi, Jüri Rätsep ja Una Anton Tarost esimees ja 4. mina. Ja istusin seda saalis ja seal läks väga teravaks tollase valitsuse juhi Edgar Savisaare ja nii-öelda opositsiooni vahel ja opositsiooni juhtjõud oli siis see jõud, kellest hiljem sai Isamaa, Mart Laar, Kaido Kama ja Illar Saar. Mina istusin niimoodi, et mina istusin Kaido Kama, me istusime siis nii-öelda rajoonide kaupa, mitte kuidagi erakondade fraktsioonide kaupa, kohad olid seal saalis rajoonide kaupa. Minu selja taga istus täpselt minu selja taga Võrumaalt valitud Kaido Kama. Ja aga see sõnavahetus läks nii teravaks, et võt seal samal saalis ma ei vaidle. Oli mul see mõte. Et võt, kui see Savisaar seal eest laseks nüüd näiteks see Laari ja Kama ja Hallaste eluks ajaks vangi panna. Ja kui nemad tulevad välja 15 aasta pärast, siis nad läheksid kas või vanakuradi vanaemaga liitu, et see kuradi Savisaar maha lüüa. Nii kui minu vanemad läksid, siis Pätsid. Siis ma leidsin mingi sellise psühholoogilise põhjenduse, miks nad tahtsid kätte maksta. Kättemaksu soov on ju jumalast inimesele antud, mis sind kätte. Teine asi oli muidugi, teine asi on nüüd hoopis teiselt poolt. Isa ei ole mul kunagi olnud idealist ja isa ei olnud sugu Virumaal mees. Isa muidugi vangist välja tulles teadis ju, et kõik tema noorusaegsed sõbrad ja võitluskaaslased ja e-kaaslased, kes läksid Venemaale, kõik on Stalinikud maalast. Anvelt Pöögelmann, sisuliselt kogu see Eesti kommunistid, kes läksid sinna, kõik oli 30 aastate lõppu hukatud. Et kuidas ta võis nüüd seda Stalini uskuda või miks, ma seda ka küsisin. Ja siis ta ütles lause, et siin oli ju valik ainult 2 vahel. Kas Stalin või Hitler. Ja meie valisime Stalini poole. Aga illusioone, selliseid illusioone, et seal on nüüd töörahva õnneriik või seda minu mõttes tal küll ei olnud. Ja eks ta siis ka oma ja lõpuks see on siis nüüd väga hoiaga, nüüd me tänase seda ei taha vist puutuda uue ajaloo kirjanduse, uue viimase ajaloo ümber kirjutamise, mis algas peale 22 aasta seda Ukraina sõda. Eestil oleks õigem olnud ikka Hitleri poole. Sellest mina hästi aru ei saa, sest lõpuks ikkagi selle Eesti, kes siis nüüd iseseisvaks sai 91. aastal, selle ehitasid ikka üles need inimesed, kes siia jäi. Oleks nüüd see vana jutt ikka ja oi Sinimägedes, oleks veel Sinimägedes pandud veel 2 kuud vastu, et Sinimägedes pandi vastu need august. Oleks Sinimägedes veel 2 kuud vastu pandud, oleks ära läinud ka Kuusik ja Keres ja kes seal kõik olid, Tuglas ja kes seal rannas olid, Ariste ja kõik oleks ära läinud. Kes siis oleks olnud siin õppejõud, praegu olid ju kõrgkooli õppejõud, Tartu Ülikoolis Eesti aegsed kooliõpetajad. Mõned olid neist ka väga andekad, aga see professuuri tase langes ju selgesti, aga ta ikka veel oli olemas. Et Tartu Ülikool oma nime võis ikkagi kanda. Oleks kõik ära läinud. Mis siis oleks? Mul on palju häid sõpru oli väliseestastest ja väliseesti noorte hulgas ja ka Toomas Hendrik Kilvest tean hästi, aga siiski Eesti päästsid ära need inimesed, kes elasid Eestis. Töötasid Eestis, kes Eesti haridust pidasid üleval ja kes Eesti kultuuri pidasid üleval ja Eesti põllumajandust pidasid üleval. Nii et seda kõike mustaks värvida ei ole mõtet. Ütles Arvo Valton kunagi väga õige lause kirjutas, et inimene ei vastuta oma sünniaasta eest. Ja tõesti inimese oma sünniaasta eest vastuta. Võt niimoodi, kuhu ma nüüd jõudsin selle taha. Ja töösõna ma tahan öelda ikkagi need inimesed, kes siis läksid Punaarmeega Stalini poole ja Venega. Need ju tegid ajalooliselt Eesti ajaloo jaoks siiski õigema vali. Sest sellest, kui kõik eestlased oleks läinud Hitleri poole, ega Eesti saatus sellest ei oleks muutnud. Ega eestlased ei oleks seda Eestimaad ära pääsnud, kui nad kõik Hitleri armees oleks olnud, kõik metsa oleks läinud.
et selles mõttes on asjad, see on ju objektiivselt nii ta on, et mis seal öelda, aga isa muidugi oma lõugu pidama ei saanud ja 50. aastal pandi uuesti vangi 25+5 Põhja-Polaarjoone taha. Abess oli niisugune koht, kus ta saatis ka kirju, ma nüüd hiljem alles nägin neid kirju, mis ta siis kirjutas sellele koju, kuidas mind peab kasvatama, kuidas õde peab kasvatama ja ja tuli sealt ka tagasi, nii et tema praktiliselt ligi 1/3 oma elust istus vangis. Minul on nüüd hästi läinud, vaatame, mis tulevik toob. Aga sellega ma ei taha midagi selgitada ega põhjendada, ma ütlen, et ma saan aru neist põhjendustest, ma saan aru. Need põhjendused on täiesti reaalselt olemas, siis oli valik Stalini ja Hitleri vahel. Ja praegu, mis mulle selles uues ajal ümber töötamist, tõesti hakkab mul vastu kogu see asi. Nüüd keegi tark inimene pärast Ukrainas alguses kirjutas, et Nõukogude armee või Punaarmee oleks pidanud Narva jõe taha seisma jääma. Huvitav, kuidas ette füüsiliselt võis kujutada, mis siis oleks saanud ja tähendab, nüüd ongi siis nii seesama Gustav Ernesaks kui Kõrgots kui Hugo Lepp, on siis Eesti okuperid. Et nad tulid ja okupeerisid ära selle eest. Eesti okupeeriti ära 16. juuni 1940, kui tuli Vene väed sisse. Mis ei olnud baasileping oli kui seal 25 000, 400, siis kui 70 000 sisse. Laidoner võttis nad vastu alles Jõhvist. See oli Eesti okupatsioon. Aga 1944 ei olnud mingit selles mõttes Eesti okupatsiooni, sest selle MRP, mille alusel see Nõukogude Liit selle Eesti vallutas, selle legaliseerisid ära Roosevelt ja Churchill. Nad Jaltas anti ja Teheranis ja Jaltas antis Eesti ja Nõukogude Liidule ja süüdistada nüüd neid Vene poisse või Ukraina poisse või Eesti poisse, kes ületasid Narva jõe 1944 sügise on ju minu mõttes päris koomiline. Süü on nendel, kes siit ära ei läinud, nagu üle piiride läksid ka ameeriklased, inglased, prantslased Lääne-Euroopas. Aga nad läksid tagasi, Saksamaa on ise probleem, Saksamaa jagati okupatsioonitsoonidel. Miks Punaarmee siit ära ei läinud, see on juba teine teema ja need noored poisid, kelle laudu me nüüd ümber kaevame ja see ei ole kuidagi, nad ei saa selles süüd. See on minu ajal näinud, see ei oma teisest. Väga hea, ei mulle väga meeldib, ma sain ka väga palju asju teada ja lisaksin siin ühe ainukese killu siia, mul oli ka võimalus Nikola Andreseniga nendel asjadest natukene rääkida ja temal oli täpselt samasugune arvamus selle kohta just, et sel hetkel oli vaja valida, kas Hitler või Stalin, eks ju, ja hästi halvasti, aga täpselt see samane motiivistik, nagu sa rääkisid selle asjaga. Kusjuures ega kuskil pool, ma arvan ka isegi Hitleri pool, ega Stalini pool, ega sigatsema pidanud keegi. Kaabakas jääb kaabakaks. Ma käisin eile just vaatamas seda Metsavenna pruudi lugu ja seal on ka lause, et üks mees oli ütelnud, et kaabakas jääb kaabakaks, kas ta metsas või mitte metsas. Ega siis, kui inimene ise sigadusi teeb, ega selleks ei ole ühegi võimu käsku. Selleks ei ole ühegi võimu käsku ja oma konkreetsete tegude eest ikka vastutab inimene ise. Ma arvan, et siin oli väga erinevaid kolhoosi esimehi, ka selle ajal oli väga erinevaid koolijuhte selle ajal ja mõnedele võime olla väga tänulikud ja mõnedele ei ole põhjust kuidagi tänulik olla, kui ta oma argusest või rumalusest noori inimesi vähemas, mitte selle asemel, et neile mingit tuge ja isegi rahvuslikku vastutust anda, mida kõike see siis teha. Nii, aga nüüd edasi läheme natuke siia lähematele küsimuste juurde. Mul oli mõeldud, et ma küsiksin sinu käest ka, et millised seosed on sul Suure Jaaniga, aga sa nii suuresti või tähendab juba juhatasid sisse selle oma muusika selle, et ma arvan, et seda küsimust... Suure Jaaniga ei olegi konkreetsed seosed. Hea tuttav ja erakonnakaaslane Helmen Kütt on siit pärit. Otseselt ei ole, aga Kappide muuseumis Hüpassaras olen käinud. Nii, aga mida ma siis, läheme siis tänapäeva juurde selles mõttes, mina olen sind näinud presidendi vastuvõtul nii Mulgi 6 kui ka Pinsandus. Ja kui ma ei eksi, ma arvan küll, et ma ei eksi, et just sina hakkasid nimetama presidendi vastuvõttu pingviinide paradiks. Ei olnud. See oli ka ajakirjandus. Oli või? Mitte sina? Ei, seda haud ma küll endale. No näed. Aga küll, kui ma ütlesin juba niimoodi, Kikilipsuga ma sind üldse näinud ei ole ei kuskil, ei vastuvõttudel ega muus formaadis või mis värk selle moega sul siis on? See moodsi. No miks ei puutu, kui
Mulgikuues, miks sa siis Mulgikuues tulid president? No seal on kutse oli alati tule kas rahvariietes või hakkas olema siis see samane, ma tean küll. Tähendab, siis mina käisin algul esimest korda tulla, käisin üldse smokingus, mul on smoking. Frakki mul pole elus olnud, frakki ma pole elus kandnud. Ja siis hakkas suur meie ajale ja moekunstnikes kampaania, smoking ei ole ikka sobiv riietus presidendi vastu. No kuidas ma kirjutaks, ei ole sobiv riietus, aga rahvariided olid mul olemas. Mul on hallist rahvariided olemas, laulupidud ma alati tegin rahvariietes. Naisel on ka hallist rahvariided olemas. Ja naine ei taha omale iga aasta uut kleiti, nüüd tänu keegi neid kutsu tõmmenda. Ja siis rahvariided vähemalt nendega võid käia seal 30 aastat. Ja kui ei tohi, siis rahvariietega hiljem nüüd kuidagi tehti selliks, et tume ülikond võib ka olla, siis ma olen paar korda tumedas ülikonnas käinud, aga kui sa niimoodi küsid, siis on hoopis teine probleem. Mul oli see, et kui Lennart Meri 2001 oma ameti maha pani ja presidendiks oli Tarmo Rüütel, siis ma kirjutasin artikli, ma ei mäleta, mis leht see oli, aga Eesti Keskajaleht ja kutsusin üles Rüütlit see pingviinide paraad, siis ma kasutasin küll seda terminit, see pingviinide paraad lõpetada. Et miks on vaja teha seda väga paljule rahvale, aga ju mitte uudis muidugi üles kütvad keegi, kes mida kannab ja seljas on, aga paljudel oli siis ka alandavad ja veel paljud inimesed, kes on tulnud kuskilt, mitte Tallinna moemajadest, nemad ei ole nii hästi riides, ei ole nii suur moekunstnik, seda tugev veel, oi, see oli selle kuradi pidu veel häbipost, et nii seljas oli lihtne inimene pitu kutsutud. Mina tegin Rüütile ettepaneku see jama ära jätta. Ja kuna Rüütel, mitte ei arvestanud, mis ta minuga arvestama pidi üldse, aga jätkas samas vaimus, siis mina ühelgi Rüütli vastuvõtul ei ole käinud. Kuna mina ja Rüütli vastuvõtul mind kutsunud, sest ma olen ka parlamendi liige. Aga kuna ma olin niisuguse lause kirjutanud, siis mul ei sobinud see enese seotud. Mina pole Rüütli vastuvõtul ühelgi käinud, siis tuli Ilves ja Ilvese vastuvõtul hakkasime siis jälle käima. Ja viimane kord käisime, kui oli Ugalasse neiu meil, see vahepealne neiu tegi Ugalasse, siis ka midagi pärast mind kutsus, mõtleb, et see on jõudis. On selge. Nii, aga nüüd selline küsimus, sa kirjutad, päris tihti kirjutad väga teravaid artikleid nii poliitikast, loomulikult on neid ka retsensioonide rea peal ja nii edasi. Ja nendele artiklitele järgneb kommentaariumis hästi tuline diskussioon, kuna nad on ka sellistel aktuaalsetel teemadel. Ja kus sind tihti peale auklikuks lastakse, sa oled kõik, kes sa oled, kõik endine kommunist ja keda veel. Kuidas sa sellesse suhtud, kas see jätab sind rahulikuks või võtab natukene? Mina suhtun sellesse suure huviga. Mul on sadomasohhistlik kompleks, mida ma olen väga väheste hingda, ma loen kommentaare. Enamikeks ütlevad, et nad üldse kommentaare ei loe. Mina tean teist inimest, kes ka luges kommentaare. Teda ei ole elusõna, tema nimi oli Arnold Rüütel. Aga mul oli hea sõber Mart Siimann oli paar aastat seal nõunik Rüütel juures, siis oli see päev oli ikka vastavalt sellele, kui palju oli Rüütel hommikul jõudnud kommentaare läbi lugeda oma lugudele, oma endast lugudele. Aga mind jätavad, ja ma olen aru saanud kahest asjast. Esiteks, enamik kommentaatore ei ole üldse lugenud artiklit, mida ta kommenteerib. Ta on lugenud kas autori nime või pealkirja. Lugu ei ole lugenud. Oleva autori nime, siis tuleb kohe natuke ära. Ja mis see mind peaks häirima, siis tuleb ühtemoodi natuke ära. Muidugi kõige huvitavam, mis kõige tõesti rabas kommentaar, ma sain ka aru. Ta 2020 aastat tagasi täpselt, see oli 2004, eks suri minu ema 103 aastasena. Ei, 101 aastasena. Nii. Ja siis oli veel niimoodi, et nüüd see jama on lõpetanud õnneks ei avaldata enam kommentaare neile nekroloogidele või surmateadusele. Nimetused on aru saanud, et ei sobi. Aga siis avaldab. Siis ma loen need kommentaare ja loen. Olga Lauristin oleks pidanud rippuma sama oksa küljes, kus Rüütel, Paet, kus Rüütel ja Paet. See on mitte midagi aru. Ma saan aru, et Rüütel. Hästi. Aga mis puutub seda Paet? Siis ma sain aru. Kuu aega tagasi oli Paet alla kirjutanud selle ratifitseerimiskirja Eesti-Vene piirilepingu. Ja niisugust kommentaari lugedes saad targemaks. Targemaks ja kommentaari
kommentaatorite mõttemaailmast midagi aru. Üldiselt on kahju, et väga huvitav, väga harva on kommentaarid, kui inimene artikli läbi, kui siis võib polemiseerida ja siis võib vastu võelda. Tavaliselt on lihtsalt niisugune Sepo Horvaadi keelne ropsõim, sellest närve keegi ei pea rikkuma. Nii, nüüd, kas ma eksin, Viljandisse tõi sind ikka Ugala teater? No, Ugala teatri olemas. No jah küll, okei. Mind ei ole kutsutud Ugala teatri. No jah küll, olemasolu tõi sind siia. Aga, ja siis olid sa siin, kui sa juba korra mainisid siin see kompartei juht. 1 aasta 3 kuud. No jaa, aga see jättis märgatava jälje Viljandi poliitilisse ellu, ütleme nii. Aeg oli selline. No aeg muidugi, aeg suhtes on see. Ja siis see oli ka see aeg, kui ma pean tunnistama, sina olid see, kes mulle ütles, et kuule, tule konkureerima Viljandi kultuurikooli, mitte rektorit polnud siis juttugi, direktor oli siis ja nii edasi. Ja ma tõesti siis tulin, sest et minul on ta kodulinn olnud kogu aeg ja tulin siia, mul oli ema siin ja nii edasi ja ma üldse ei kahetse ja arvan, et see oli päris oluline asi. Aga nüüd veel hiljaaegu võtsid sa Viljandi poliitilist elust ikkagi nii ja edasi. Nüüd Liis Aedmaa, sinu tütar, eks ju, on ka volikogus ja mitmed sinu see. Kuidas sa nüüd, aga nüüd ise oled sa nagu sellisest lokaalsest poliitilisest elust nagu natuke taandunud, nagu üldisest ka. Kas sa loed, et Viljandi on sinu kodulinn või ei ole? No 42 aastat on ta faktiliselt minu kodu. Kuda ma saan tema kohta siis teist pood ütelda, kui 42 aastat siin elab pidevalt järjest samas korteris. Ilma ümber kolimata. Aga ma tahtsin, kuna seda puudutama, ma tahan kiidelda ka natuke, kui ma siin juba olen. Vaat see aasta, mis ma seda samad komparteid siin juhtisin. See oli, kui ma olin teatrijuht ju. See oli naljakas mõned inimesed tulid, siis oli esimest korda niimoodi, et mitme kandidaadi vahel valimised. Komparteis oli täiesti kaeral kriminaalne asja. Aga siis oli niisugune minema juba ja Gorbatšov ja väljas ja siis tulid inimesed, keda väga lugupidasin, Ilmar Mämmets ja kolhoosijuhid ja majandijuhid ja Viljandist ja tulid, et palu kutsuma, et ma kandideeriks. Ja olidki 2 kandidaadi vahel valimine, teine kandidaat oli see sama Tarvastu kolhoosi esimees Uno Anton, väga tore inimene. Ja siis ma siia niimoodi sattusin teatrist ja seda asja tegema. 2 asja on, mulle tõesti läksid südamesse, seda ma tahan ütelda, sest üldiselt mida kaugem edasi läheb. Jutt valgub laial, ma 2 lavastust praegu järjest nägin. Üks oli see Tartu 1985 ja teine oli eile see Metsaväendade lugu. Kus siis noored inimesed ütlevad, 30 aasta pärast kah on kõik see sama sigadus, kommunistid juhivad Eestit, kommunistid on süüdi 30 aastat. Tartus me näeme, kus Ansip astub parteisse sellega seoses. Issand jumal, viimane kommunist Eestit juhtimas oli Jaak Aab, viimane minister. Praegu oli mitmes valitsused ühtid kommunistidega, enam ei ilmselt kunagi olema ka. Nii. Kui nüüd need peaministrid on 4, eks Savisaar, Vähi, Siimann ja Ansip. 11 peale 10 peaministri pole kommuniste haisu. Mul on neid kuradi kurb eelaimus, kui nende viimased ära surevad. No kui see Kallas ja Ansip ka ära lähevad, minust rääkima. Mis see rahvas siis teeb? Kes süüdi on selles? Kes süüdi on selles? Mis toimub? Küll vaenlane leitakse. Kui vaenlane leitakse. Ma tõesti ei näe enam. Endal ega minu põlvkonna süüd selle, mis praegu ümberringi toimub. Kuidagi ei näe. Jätkem need kommunistid rahule. Aga ma tahtsin öelda 2 asja, mis hingeleks. Üks oli see, et ma täiesti ise, ilma Tallinnaga, Tallinnas oli suur ülemuskeskomite esistus Johan Siimann, väljas abi. Pidamata, võib-olla sellepärast, et nii kui me siia tulime 83 mugalit juht, meil kohe Jaan Toomi mulle selle suhte pärandas, et ma kohe hakkasin läbi käima selle Jaak Salumäega, Paul Siirik õpetajaga ja Anne-Mai oli koorijuht ja nendega väga hästi läbi tuli juba Martel on kogu aeg väga hea suhe. Hea nali oli see, et me Salumäega 80 aastatel siis püüdsime kirikukontsertiga jõululaupäeval ja teatriretendusi niimoodi panna vastavas ajakava, et kui kirikus on kell 5, on teatris kell 7 ja kui teatris on kell 7, on kirikus kell 5. Me tegime nüüd kammerkontserte seal. Ja see läks kõik ja siis oli mulle endal äkki niisugune tunne, et ma
kutsusin sinna sellesse majja, mida enam ei ole, eks, mille asemel on nüüd see Vabadussammas, partei majja 4. korrusele, kutsusin kõik Viljandimaa kirikut. Ma olin enne näinud külas ka nendel käinud, mind see asi huvitas. Ma käisin siin heinanurga juures, Soore-Jaanis, tema elab ja siis Viksi juures seal. Viksi juures, kes oli Pilistvere, ei mitte Pilistvere, vaid selle Kolga-Jaani vastu. No tema oli eriti tore, me läheme siin autoiga, käisime maja lahti ja kirik lahti ja hüüame, üks Viks on Viksi kuskil juurde. Siis lähme seal vaata mingi rada läheb sinna läbi aia ja Viks lüpsis leht. Ja Salumäe juures, kes ehitas selle suurepärase vabaduse või selle iseseisvuse või selle Sibetsa saatmise monumendi, mis ta nimi nüüd on. Minu mõnest palju parema, kui on see, mis on Tallinnas Vabadusplatsil, aga see on äge ja sinna oli õnnestus ka raha anda. Kõigil oli ma natukene tuttav, ma kutsusin kõik Viljandimaa kiriku õpetajad sinna partei esimsekretari kohti. No, enamikus vist kõik olnud seal majas kunagi. Ja siis olid nad seal ümber selle laua ja mina tõusin püsti ja ütlesin, et teate, et ma olen nüüd siin selle maja peremees hetkel ja ma tahan teilt paluda andestust selle eest, mida kompartei on Eestis kirikule teinud. Ja selle peale oli vaikus ja siis kõige vanem nende hulgast vana proua Haamer, kes oli Tarvastu õpetaja, siis tõusis püsti, tuli ümber laua, suudles mind otse ette ja ütles, et ta poleks iia uskunud, et ta selle päevani ei ole. Võt nad on need hetkel, mis hinge läheb. Ja teine asi, mis oli õdesti, kui keegi usu praegu, oli see sama Balti kett, eks. No, Balti kett sai nii tehtud, et Viljandimaal oli ju küllalt palju neid teelõike, kus ei olnud mingi teid, asutusi ega metsaväelised lõikud. Me jagasime, Kalle Jens oli siis Rahvarinde juht ja oli partei 3. sekretär, jagasime selle Viljandimaa maastiku ära asutuste kolhooside ettevõtted, sama oli kõik ära kaetud. Autodega mind ja viidi tööd, et see oli kõik tihedalt rahvast täis ja lauluväljakul oli siis aeg täis jah võib-olla. Lauluväljak oli see miiting, 23. august oli see, eks. 89 vist äkki, kumb ta oli? 9 oli, Baltikett oli 9. No vot, oli miiting ja Rahvarindest oli siis Rahvarinde kesktoimkonna liige Lembit Koik. Tema pidas kõne ja mina pidasin kõne ja see oli kokku lepitud suurt ülemust Adam Savisaare ja selle Tailis Ivansi vahelist, et kumbagi nii Läti ja mina siis Eesti poolt ja Läti rajooni juht Läti poolt me siis pidime ühendama oma käed seal piiri peale, seal kohal. Hakkame siis miitingud minema. Rahvast oli nii palju, aga rahvast siis tee ääres ja me sõidame siis Koigiga koos. Ma väga vabandan jälle rumala sõna eest parteikomitee Musta Volgaga, aga aknad olid lahti. Ja see me ei piirini jõudnud, me kuskil enne Lillit teeme siis seisma, nii et see käe andmine jäi ära. Aga kogu selle tee siis see rahvas karjus meile elagu ja hurra. Kommunistid tuleb ju võlla panna. Aga te piirini jõudnud? Sest tihe saanud rahvast oli nii palju, mis said ju kiiresti sõita. Lihtsalt aeg sai otsa, et me tulime siis autost välja, seisime seal kuskil 7 kilomeetrit enne Lilli. Ja pärast sõitsime sinna, kus siis Savisaar ja Taagepere tulid helikopteriga alla üles seda miitingu. Otse maandusid sinna. Nii et jah, see on ka täpselt nii, et igaüks vastutab oma kuritegudest ise. Ja minul ei ole oma elus mitte midagi olnud, mille eest ma peaksin häbenema ei ühelgi ametikohal. Ega üheski erakonnas, mida ma olen nüüd küll 4 läbi pidanud. Ja muide, see on ka täiesti vale. Ma ei ole kuskilt kuhugi üle hüpanud ega jooksnud. Kompartei olin kuni 91. aasta lõpuni, oli kongress, ma tegin ettepanekud partei laiali ajada, saata, kuna temal puudub enam funktsioon. Nii kaua Gorbatšov oli ja võim oli siiski Moskvas Gorbatšovi käes, nii kaua ma arvasin, et ei ole mõtet ära joosta. Ja see, et Eestis ei läinud see kompartei nii lõhki, nagu ta läks Leedus ja Lätis, see on minu mõnest üks põhipõhjus, miks Eestis jaanuaril 91 seda tulistamist ei olnud, sest Leedus Gorbatšov uskus see meie Lätis, mida need rääkisid, et teil suur toetus saab olema kohe, kui ühed tulevad Eesti sillari, seda ei rääkinud. No ja siis ma selles kongressil siis minu ettepanek läbi läinud, moodustati siis imelik asi, mis oli siis Eesti, ma ei tea, tööparteiks nad nimetasid, no selle esimene asi, mis see moodustati. Tööpartei, jah, oli küll. No sellega on mul mingit asja. Ja siis ma olin siin Viljandis teatrijuht, valiti Viljandi volikogu esimeheks ja mingis parteis. Ja 95 siis, kui käis siin lugupeetud, nüüd me tuleme kultuuripoliitikasse tagasi, et see esimesed aastad kultuuripoliitika oli kultuuri lahti riigistamine, ma arvan, võib-olla teab, mis see oli.
kultuuri lahti riigistamine, seda juhtus kultuuriminister lugupeetud Paul-Eerik Rummo. Ja see tähendas seda, et riik on paha asi. Tähendab, riigi toetus on paha asi, riik on paha asi, riigi käest tuleb kõik ära anda. No, huvitaval kombel inimesed saanud aru, et riik nagu muutus vahepeal. Ja sama hoiak, et kõik, mis on riik kontrollib, riik käsib, kõik tuleb ära. Nii läks kogu kinovõrk riigist ette ära neisse, kus turud, kus kaubamajad, eks Viljandis nägime seda oma asja. Kogu kirjastused lahti riigistati, siis lahti riigistati raamatukogud, no need võtsid vald vähemalt, vallad ja kohalikud omavalitsused omale vähemalt raamatukogus sai aru. No ei õnnestunud lahti riigistada, no Tallinn film likvideerus ära muidugi samuti. Kui mina sain kultuuriministriks, siis oli vist mingi 26 kinostuudiot Tallinnas, iga kinostuudio oli telefoniaparaat selle omaniku päitsesid raha. Ja noh, teatrid ei õnnestunud lahti riigistada muidugi, sest lahti riigistada, ajakirjandus riigistada tahti igalt poolt, kus nätsus oli loota saada, selle võtsime ära, võeti ära. Aga teatrist ei saa see mingit nätsu, teatrid panna nüüd nii tööle, et see tooks asu sisse omanikule on üsna raske. Ja siis oli teine asi lahti riigistamine, teine võimalus oli kas erastada või munitsipaliseerida. Teatrid siis otsustas meie tark riik, kultuuriministeerium hakata munitsipaliseerima, tähendab anda teatrid oma kohalikule omavalitsusele. No aga seda jama võib-olla, et inimesi üldse millestki ei tea, sest oleks munitsipaliteet või maakond oleks millestki rääkida. Aga no ei Viljandi linn, ikka Tartu linn praegu oma eelarves ei saa vanemist üle pidada, kui öelda, et Tartu linn munitsipaliseerib vanema eelarvest vanema kinni. Nii, aga noh, selliselt käisid ja siis tuli kultuuriministeeriumi kantsler Veiko Jürisson, lavakunstikaliteedi õppimine, keda mina olin saatnud veel omavahel teatrit valitsusjuhatajana Moskvasse õppima EFROS juurde, tema oli saanud kultuuriministeeriumi kansleriks ja tuli siit Viljandisse. Ja ta teadis, et ma olen Viljandi volikogu esimees, ta ei tulnud minu juurde, läks Viljandi linnapea Andres Soosari juurde, sest ta teadis, mis minuga rääkides, mis on tulemas. Läks Andres Soosari juurde, hakkas arutama asja, kuidas see Ugala ära munitsipaliseerida. Aga Soosar oli üldse hea naljasoone, mis väga õige mõte. Teeme ära, et seal nii suured aknad, sinna saaks hea autosalongiga. No, siis kui ma seda kuulsin, sain ma aru, et ja siis oli Vähi hakkas tegema koonderakonda ja tuleb poliitikast tagasi tulla. Siis ma astus Vähi koonderakonda, meie see KMÜ sai 41 kohta parlamendis on rohkem kui praegune suuremane Reformierakond, kes sai 37. Eesti rekordis KMÜ käes koonderakonna maarahvaühendus, 4 opilooma. Vähi, Rühtel, Lipma ja Andrus Öövel. Iga põlvkond, iga on isegi maailmavaate erinev. Ja võitsime ära ja siis ma sain 4 aastat kultuuriminister olnud tänu sellele. Aga mis ma sellest rääkima hakkasin, et Ugalaga midagi vist? Ei, nüüd läks mõte mööda miks. Aga mis ma pole. Siis oli koonderakonna, lasime laiali, pidulik lõpp oli, kõik oli tordi söömine ja kongress 2001. aastal otsustas koonderakond likvideerides. No, koonderakond oli ikka ka Vähipartei, nagu Savisaare partei oli Keskerakond ja Reiline partei oli Rahvaliit. Ikka väga isikus oli Keskne partei. Vähi teatud põhjustus poliitikast ära minna ja sellest koonderakonna järgmisest midagi välja oli. Teadustakka või sellest ülikooli raamatukogus viimane kongress ja tordi söömine ja nädal aega pärast seda toimus Eesti poliitikus tõeline üllatus, mille peale Vähi ütles, et oleks seda teadnud, oleks laiali läinud. Nimelt nädal aega pärast seda lagunes Mart Laari valitsus ja ühinesid uude valitsusse Keskerakond ja Reformierakond. Siim Kallase valitsus 2002. Ja siis oleks olnud koonderakonnal küll veel ajaloos oma koht. Aga noh, kes seda ette teadis. Ja siis astusin, läks 2-3 aastat mööda, siis meil siin kolmekesi Viljandi juhid, kes olid Peep Paru ja Arnold Kimber ja mina olime ka et me kohal oma volikogus juhtisime ja siis olid 2003. aasta parlamendi valimised. Ja mõtlesime, et Viljandile kasu, kõik käisid noolimas siin, meil oli mingid hääletoojad noolima, nii et käigi kõik erakonnad käisid küll aru kutsumas, küll Kimberit kutsumas, küll mind kutsumas. Me mõtlesime, et kuule, teeme nüüd niimoodi, et Viljandile sellest kasu oleks, et lähme igaüks eri parteisse. Ja aru läks siis Reformierakonda, Kimber läks Keskerakonda ja mina läksin Rahvaliitu. Noh, see oli muidugi illusioon, poliitika on keerulisem asi, tähendab mina ja Rahvaliit ja siis Reformierakond said ju valitsusse, algul pärast tuli Keskerakond, Keskerakond, see oli Partsu valitsus, Respublika, Reformierakond ja Rahvaliit valitsus, õigus jah, esimest 2 aastat. No nii, aga siis selgus ikkagi niimoodi, et kohe see on praegu parlamendis opositsiooni ja koalitsiooni vahekorrad, et kus nad erakonnaks. Me võime olla küll kõik Viljandimaalt valitud ja vanad sõbrad, aga seal lähevad ikka need hääletused nii, et
hääletad nagu partei ütleb ja teinekord ei kaugeltki ei hääleta nii nagu sa südametunnistust tahab või mis Viljandile kasutab. Muide, Viljandi jaoks on mul üks teine veel. Vähivalitsuses üldiselt ja üldse valitsustes praegu vist üldse valitsustes ei hääletata, mis on üks suur rumalus. Ja see, et Eesti, sa võiks küsida, mis Eesti kõige suuremad hädad on, miks me oleme niisugused kuradi karuperses nagu praegu oleme. See oli aga valitsuses ei hääletata, aga seal vähivalitsuses siis see oli 2 aastat umbes ja ikka mõnikord hääletada. Ja siis oli üks hääletus, kus vähi jäi alla 6-5. Ja mina ja Mänmets Ilmar, kes mäletab, Raivo Vare ettepanek kaotada ära Viljandi raudtee. Nagu nüüd Pärnu raudtee kaotada ära. Ka panna see värk sealt sellest kinni ja Viljandi raudtee tõsine ettepanek ja vähi toetas seda. Ja meie Mänmetsega oli need 2 inimest, kes siis 6 valitsusliiget ära rääkisid tänu sellele, on Viljandi raudtee siiamaani ja noad ära pealt. Aga no jah. Sa nüüd juba puudutasid seda hakkama saamist, see oli minu järgmine küsimus, ongi mõeldud sellega, kuidas olles praegu aktiivsest poliitilist elust on nagu taandunud outsiderina, nagu sa siis praegu oled. Kuidas sa hindad seda linn, maa, ääremaa, provints ja kuidas sa seda poliitilist situatsiooni? Selle tagasi enne ma olin härra, siis ma olin Rahvaliidus, siis oli enda Reiljani lood, eks Reiljani läks ka kohtu alla, mis seal kõik oli ja Reiljani partei oli ka ühe mehe partei. Ja siis oli meil ettepanek, terve real suurel hulgal rahvaliitlastest ühineda sotsiaaldemokraatidega. See oli aasta 2010. Ja maavanemad olid kõik meie kambas, olid Jüri Saar ja siis see suur Rein Randpere ja Paide maavanem ja Tartu maavanem Õnapuu ja kõik niimoodi lähme ära. Helmen Kütt ka. Ja siis me saime kongressil, 2010 Jõhvis oli kongress, ma räägin neile parteielu saadusi. Kongressil valik, kuna Rein enam ei olnud esimees, aga samale uued esimehed, nii Marrandi kui Karel Rüütli olid kõik selle poolt, et ühineme sotsi. Aga Reinale see asi ei meeldinud see ka partei auesimele Arnold Rüütlile. Ja siis oli niimoodi, et me lähme siin bussiga, saime Jõhvi sõita, lähme Viljandi bussijaamas siis hommik bussi peale, et see on Jõhvi sõita. See partei poolt üüritud buss. Pool bussitäit ei ole üldse tuttavad inimesed. Mingid noored inimesed. Aga siis oli, kes mäletab, tookord mäletab, oli suurepärane, ma ei tea, 10 000 rahvaliitlane see augi ajal. Monika Kusmina, just. Reilani lemmik, noorte juht, tema võttis turuplatsini laatadele, võttis selle inimese parteisse ja siis siia maha jah, see on kerigud. Ja Monika Kusmina oli siis võtnud kampatai ja sinna uusi parteides. Ja siis seda oli kongressil nii palju ja siis me saime see sotsidega ühined said seal 1/3 peksa. Tulemus oli see, et tagasisõidul need siis jõid ja lärmasid seal bussis, need uued partei liikmed, rohkem pole keegi neid näinud. Ja siis see seltskond, kes oli tegelikult erakonna juhtiva osa läks sotsidesse. Tänu sellele said sotsid siis neil 2011. aasta parlamendi valimistel ka oma rekordilise tulemuse, mis on vist 18-19 kokku tulnud. Rahvaliidu toetus, nii ma lahkusin Rahvaliidust, ka ausalt. Ja sattusin sotsidesse, nüüd küsin, miks ma sotsides olen, võtsin ma osal ka. Ja seda ma ütlen päris ausalt. Ärge pange pahaks, nüüd 4 parteid Eestis läbi käinud. Üsna hästi teades ka Keskerakonna vabandage ja ka Isamaa tegutsevaid inimesi EKRE vähemalt. Minu jaoks on sotsides kõige vähem lurjuseid ja lolle, aga ka küllalt. Ongi kogu aeg. Selge, nii palju nüüd sotsidest, aga hea kokkuvõte. Kogu poliitilise karjääri kokkuvõte, nii palju siis sotsidest. Aga praegusest asjast, Eestil on kaks viga. Et see asi on nii, ma ei hakka rääkima, saate paremini kui mina, see ebavõrdsus kasvab, eks. Nüüd Taagepera lugu oli huvitav Postimehes just paar päeva tagasi, et Eesti 1% rikkaid eestlasi on rikkamad kui 1% rikkaid soomlasi. Ma mõtlen, kui me jõudnud oleme Soome arengul selle rikkamad. Et 10% eestlastest on 59% vara on nende 10% käes. No eriti anekdootlik kogu on see nüüd see,
toiduainete käibemaks on juba sigadust, kui me nüüd oleme 21. juulisse juulist tõuseb ja siis on siis käibemaks 24% toiduainetel, me oleme Euroopas teisel kohal, 25 on Taanis ei ole, kõigil teistel on vähe. Ungaris on üldse käibemaks 27% ja toiduainetel on 4. 4 on lihal ja 7 on seal pagaritoodete, kõigil on need erisused. Ja meie ligi räägib siiamaani, et see on ainult kaupmeeste toitmine, see ei tule hinnas üldse, ei tule näha, kaupmehed pannud seal raha taskus. No kuulge, kogu Euroopa ei ole rolli. See ei ole võimalik, et kõik on rolli, peale meie. Kõik, meil on siin need eriti kuradi röövelnikud kaupmehed. Kaupmehe määrab ära ikka turg ja kui meil on nii palju erinevaid need kaubanduskette, sealt peab kohe määrama, kus sa lähed. Nüüd tuleb Lidl, vaata, mis nüüd saab. Vaat nii, aga nii, et ma jääb üldse ebavõrdsusest, mis on karju. Jõudnud nüüd tõesti, tegelikult on meil klassiühiskonna teke Eestis. Selle samas vanas marksistlikus tähenduses, see tähendab selle, et lapse saatuse määrab ära see, kuhu ta sündib. Millisse perekonda, millisse keskkonna, see on äärmine sigadus. Kunagi oli ükski, kõige lollim kommunist pole rääkinud võrdselt, kõik peavad olema. Rääkinud seda, et võimalused peavad võrdselt olema. Keegi ole, välis need olid haiged inimesed, kes paneme, viime ühe teki peale, mõne kommuuni elama. Aga võimalused peaks ikka noortel olema võrdsed, see võimalus huvikooliski käia. Kui sotsid olid valitsuses, Indrek Saar tegi selle ära, et oli riiklik see huvikoolide toetus vähemalt. Ja see oli spetsiaalselt suunatud maale, et lapsed saab tuua huvikoolidesse, transpordile, mitte Tallinnale. See oli suur erinevus, mis oli Tallinna ja Tartu maapiirkonnal. See lõigati pooleks ja see uus valitsus, Kallase valitsus vähendas poole võrra ja ma ei tea, mis järgmine pole kärbitud. Aga mis on põhihäda on 2 asja. Üks asi on see, et Eestil ei ole peremeest. Tähendab, kõige paremas tähendus, Eestis oli peremees, mingil määral oli peremees Lennart Meri, kes tõesti lennujaama petikus ja ütles, et see asi peab korda. Teine peremees, keda mina lähedalt nägin, oli Tiit Vähi. Oli teada, et Vähi sõna maksab. Ma mäletan seda, me olime kuskil Viljandimaal Reikreisil Vähiga autos ja ta käis siin ja sõidame samal öösel põles võtma kultuuri. Ja Vähige, ma muidugi ütles, soovitasime, et kell 2 öösel pöörasime võtma sisse. Just seda maja kustuti, kohtusime tollast võtma linnavõimudega ja Vähi ütles sealt selle lause ära, et see maja, mis on see kauplus, uus kauplus oli valmis juba, see siia tuleb kultuurimaja. Ja nii, ma ei mäleta, kelle omand oli, kuidas selle omandi kätte sai. Etteka-Vill oli. Etteka-Villi kätte. Jah, ilmselt Etteka-Vill, ja nii tekkis see kultuurimaja. Veel kujukam näide on arhitektuurimuuseum. See oli see, mis on see Soola-ladu Tallinnas. Est-Complex simboli asi, kus oli ka riigi raha sees ja kõik. Need härrad ehitasid enda arvates sinna omale mingit kaupluskeskust. Ja selle, kuna alt see idee üle, mina andsin Vähile selle idee, et võtame see arhitektuuri sellest laust, teeme arhitektuurimuuseum või sellest laust. Ja Vähi otsusest läheb. Nii, Vähi silt on selle siiamaani seina peal. 10 aastat hiljem käis Vähi veel kohtus selle Est-Complex simboliga, kes kaebasid ta jälle millikest kohtus, et ebaõigselt võttis asi neilt ära. Kohus ei olnud mitte midagi. Oleks Ansip öelnud sellele tädile, kes 3. korruse ütles, et aknast paistab talle valgus sisse, kui sinna kunsti akadeemia kaubamaja vastavana koha peal. Eks lõpuks jäi ta ühe naisterahva taha, kel naisterahvas, ma arvan, ei tea, kus undkenegi, sest talle ta maksid kinni. Üks 3. korruse inimene ütleb, et kui sinna tuleb see 10. korruse kunstiakadeemia, rahvusvahelise arhitektuurikonkursi võitja, siis oleks Ansip öelnud, ehitame. Ja oleks maja valmis. Aga siis annab seda peremeest ei olnud, et ehitame. Täpselt sama asi on praegu Estonia. Täpselt sama asi. Oleks peaminister või president, kes ütleb, et ehitame, siis sa Riina Alapõld, kirjuta oma nime all nii palju, kui sa tahad UNESCO. Kirjuta ise neid vastuseid. Ma tean seda, et need vastused, mis sealt tuleb, kirjutab ta ise. Ega siis see sumane neeger, kes UNESCO tüüb ei ole, ometi siia süvendab, millega ta vastab. Ja kui oleks jama lõpetanud, las kaevavad, las vastavad, et toona oleks uhke maja, mitte see joga, mis muidugi pandi leht, seal punased kastid, rahvusvahelise arhitektuuri konkurss seal üleval, talveajad all, õhuline, kõike saaks teha, selleks on vaja riigist tegemist. Ma toon üks kultuuri näited. Aga need samad näited on kui tuua ka majandusest, sest valitsuse juht on alates juba kuskilt, võib-olla Kallas oli veel viimane, kes natukenegi vähemalt suutis seda teha. Kallas oli viimane, kes lükkas tagasi ühe Savisaare poolt pakutud rahandusministri, Savisaar oli kuskilt Saaremaast tassid mingi mehe, Kallas ütleb, et see ei tea rahandusest midagi, too mul uus.
aga kui meie tegime Savisaarega valitsust 95, kui vähi oli, see oli need 3-4 tükki ja Savisaar käis nagu tõi kassipoegi. Ka vähile ette, vähi viskas välja, kohad on jagatud, sinul on haridusministeerium, sul on rahandusministeerium, sul on siseministeerium, aga too sinna inimene, kes oskab midagi, teab sellest alast. Edasi on valitsusjuhid kõik, kuni tänaseni välja olnud lihtsalt koosoleku juhataja. Ja erinevate erakondade valitsusdelegatsioonid moodustavad siis selle nii-öelda valitsuse. Ja see erakond ise vastutab selle eest, kui kuradi tuhkanuia ta sinna paneb. Paneb põllumajandusministrit inimese, kes on puhid kunagi laadunud vanema juures. No ega siis see EKRE, kes pani selle tütarlapse, kes nüüd välja võsati parlamendist, ta nimi oligi Kingo, no kes ei julge lennukiga sõita, kes ühtegi võõrkeelt panid ettevõtluse infoministri. No kaugele võib jõuda. Ja nüüd pandi siis see terase taheti panna, ma saan aru, ka siseministriks, aga siis viimasel hetkel päevalehes oli 10 punkti, mis terastega siseministriks pandi Taro sinna. Ja see on täiesti kohutav, et tänu sellele, et ei ole valitsuse juhti ja mitte kuhugi need erakonnad, mingid koalitsiooni lagunena. Kui valitsusjuht on peremees, siis nad teevad nagu valitsusjuht ühte. Kui valitsus peremees ei ole, siis nad tassivad sinna oma partei suhete, sisemiste suhete, kellele tuleks see ministri koht praegu sobutada, et ta ei läheks sellega hetkel see partei juhi vastu. Ja no muidugi ka kogu see tendents, mis on läänest üle võetud Rootsis tingimusel teooria, et minister ei peagi spetsialist olema. Aga vaadake, kui pikk on nendel kogu see demokraatia, kui tugev on nendel aparaat, kui tugevad on need ametnikud, sajandite pikkused, siis võib-olla tõesti täna kaitseminister, homme põllumajandusminister, kuigi ma ei usu isegi seda. Aga Eestis annab see kokku ainult jama. Ja no mina ei taha kiita teile jumala eest Nõukogude võimu, lehte ka üles. Aga Nõukogude ajal ju oli kõik ideoloogilised ministrid, olid ideoloogilised ministrid, võis seal olla Kretškina, võis seal olla Johannes Lott, need on oma ala. Aga majandusministrid olid ju kõik oma ala spetsialistid. Juhul oli Teder keskkonnaminister või Tepandi oli toidukaupade minister või Mennik oli põllumajandusminister. Nad olid tulnud sealt samast alas ja nad olid oma spetsialistlikult hinnatud inimesed. Kes siis püüdsid seal, Eiseni kohta sama asi, kes nendes rasketes tingimustes midagi püüdsid ära päästa, midagi püüdsid teha, aga nad reaalselt tegid ja neil oli autoriteet, nad ei teinud. Ja kui ülemust oli käsk küll lollusi teha, oli see käsk käbinetil Moskvas, siis nad suutsid nii ära, et lollust ei tehtud. Aga praegu omandust puuduvad kõik need filtrid üldse. Riiki juhivad inimesed, kes ei tunne seda ala, mida nad juhivad. Ja kust see tuleb? See on parlamendi valimised, see on sellest kõigest. See on valimisseadus. Tähendab, sellest ma olen kirjutanud 13 aastat, keegi kuulda ei võta. Tähendab, aastast aastasse see areneb ja nüüd tuleb 27, oli järgmist valimist. Ükski spetsialist ei taha ju enam kandideerida. Sest miks ta peaks minema sinna? Esiteks, et kaotada, paljudel aladel, ütleme, ajaloolane ei kaota või juriste ka mitte, kuigi miks kaotab kahtagavad. Aga mingi majandusega seotud inimene või arst, ta kaotab ju 4 aastaga oma kvalifikatsiooni saada. See on üks punkt. Ja muutub avalikuks süljatopsiks. Tähendab, erakordselt huvitavam, kui parlament on valitud, siis 3 nädalat loeme, kes seal kõik on ja edasi hakkab peal. Edasi on need tšekid ja otsitakse üles, kes mille eest midagi kuskil ostis. Ja arendatakse rahva viha nende parlamendi sõltumata erakonnast. Arendatakse rahva viha nende kuradi 100 Toompeal, 101 Toompealist on muidu sööjad. Siis tuleb see loodum, kõik pätid Toompealt alla, vapstel oli täpselt samasugune loodum. Kui ma olin Reiljaniga Rahvaliidu kampaaniat tegin 2003, käisime siin ka rahvamajades, mööda Viljandimaad ringi ja mäletan seal lõuna karksin, kus veel. Sisuliselt oli Reiljanil sama loosum. Kõik pätid Toompealt alla. Aga EKRE oli ka sama loosum. Aga kui siis saad ministriks ja kui siis härra Helme või härra Leiland sõidab seal samase musta Volgaga sama kultuuriumi ette aasta või 2 hiljem, siis on ikka kõik ehtinud. Vaat niimoodi ja selles mõttes valimisseadus tuleb ümber teha. Mina tean, kuidas teha. 4 korda olen kirjutanud. Kõik neid jutud muudame põhiseadust, teeme teistsugused ringkond. Ma ei tea, mis asja. See on täiesti lootusetu, sest Eestis ei saa põhiseadust üldse tegelikult muuta, nüüd tänagi. Aga see, et erakonnad lepivad kokku ja hakkavad nii teravas küsimus, kus igale on oma hääled turul ja oma parlamendi kohad ja põhiseadust muutnud, valimisseadust muutnud, on täiesti lootusetu. Eesti kogu poliitsüsteem saab muuta 51 häälega lihthäälte enamusega parlamendis ja kõik süsteem muutub päeva pealt. Tuleb muuta Riigikogu töö- ja kodukorra seadust, siis artikkel. Ütlen teile ära selle asja, aga see on alati suurem vaikus on selle tulemusel. Ma ütlen teile, paragrahvi tuleb muuta,
Riigikogu liikme staatuse seaduse paragrahv 22.1 lihthäältega seadus, 51 häälega seadus, kus on sätestatud, et Riigikogu liikme põhitöökoht on Riigikogus. Ja ongi kõik, selle saab ära muuta, saab teha Riigikogus on kolmandik käiksid Toompeal. Ütleme komisjonide esimehed, aseesimehed, fraktsioonide esimehed, Riigikogu juhatus, kolmandik inimesed. Ülejäänud 2/3 oleksid koha peal. Oleksid, saaksid kohalikud arvamusliidrid, kohalikud vallavanemad, kohalikud kirikuõpetajad, kohalikud haiglajuhatajad, kes saab, kelle töö lubab muidugi 1 nädal kuus olla Tallinnas. Ja ma arvan paljudel puhul. Sul on nii asetäitjad, sa võid olla, koolihülm on ka nii asetäitjad. Ja see tähendab seda, ega partei nimekirja tuleb säilida. Vastab üldse sellest. Aga see inimene, kes on 3 nädalat siin kohapeal, siin Suure Jaanis, tal see referentsgrupp, kellele ta peab aru andma, on tema kolleegid, on tema majanaabrid. Mitte ei ole see Riigikogu fraktsioon, kelle eest sa pead värisema, et äkki sa ei saa järgmine, kui sa oled sellel hääletusel petikusse, võib-olla järgmise Riigikogu ei saa. Vot. Ja see muudaks ära, siis hakkaksid jälle autoriteetsed inimesed, 1991 parlamendi esimene, kes ise tegi. Ütleme ka veel järgmine, ta koosnes autoriteetsetest inimestest. Oli seal ajakirjanikud, oli seal mõned ka kunstimeistrid, kes küll kõige paremat alati ei ole. Aga üldiselt ka poliitilised, nad olid täiesti teine kvaliteet, inimeste vaimne kvaliteet, inimeste autoriteet, isiksuslik autoriteet, kes olid siis parlamendis praegu. Ja iga koosseisu, kõik, kes seal nüüd on räägitud, läheb veel hullemaks, läheb kogu aeg hullemaks. Ja see on kogu selle asja tegelik põhjus, seetõttu on ka selline valitsus, seetõttu on need koalitsioonid ja seetõttu on ka need seadused. Et kui seda ära ei muuta, et autoriteetsed inimesed lähevad uuesti Toompeale ja nad ei lähe sinna 4 aastaks, nad ei lähe sinna oma põhitöökohalt ära, vaid nad võivad minna põhitöökohalt. Ja see on väljapääs, ma rääkisin seda, ja see, kuidas see üldse võib toimuda, ükski erakond ei võtta samale programmi, see on enesetapp erakonnale. See saab toimuda ainult nii, kui Vabariigi president enne valimisi kuulutab välja sellise ettepaneku. Ja siis saab erakonnad ja rahvas mõõtes, rahval üldse see ettepanek meeldib. Mina rääkisin oma rumala peaga 2009 seda ilmendada. President käisid Kadriorus rääkimas, Ülle Madis oli siis ta nõunik, oli seal kõrval. Ja. No Ilvese tulemus oli see, ma loll ei teadnud, et ta on ainuke mõtte pääst, kuidas teiseks korraks valitud saada. See oli siis, kui Ilves oli esimest. Ilvese ei huvitanud see üldse. Ülle Madis huvistas see, kui Ülle Madis tegi oma riigireformi, kus Olari Koppeliga tegid oma riigireformi plaani 2014, Eesti Koostöökogu, tegi riigipidamise kava, see on veel internetis üleval, mida ma sealt loen oma ettepanekut. Loen oma ettepanekut, aga seda tegid 1,5 aastat enne Riigikogu valimisi 15. See Eesti Koostöökogu ettepanekud. Need presenteeriti Tallinnas kino sõprussaalis, kõik slaidiprogrammid, kõik oli, mitte üks leht, mitte midagi keegi. Läks mutimula, üldse ühtegi sõna, see on kõige parem Eesti riigi muutmise plaan, no olemas. Nii, läheb aeg mööda, ilmus selline surumine erakonnaga Eesti 200. Esimene kord oli siis valimised, kui need kuhugi ei saanud, oli 2019. Mida ma loen? Eesti 200 valimisprogrammist see sama ettepanek. Ilma minule viitamata. Vaat huvitav, aga Eesti 200 2023 valimisprogrammis, seda on jõudnud. Ja ma kirjutasin seda, Postimees kirjutasin 2009, 2018 kirjutasin Päevalehes, 2023 kirjutasin Vikerkaares, sama loo, sama plaan. Keegi isegi eriti komitee ainuke, kes vastu hakkas, oli Nestor. Nestor läheb mingit jama, et parlament peab olema professionaalne ja see ootab ära parlamendi professionalismi ja no nüüd on see professionaalne parlament. Kõik, aitab, inimesed on väsinud. Inimesed on veel muidu, mul on kahju, et me jah, kultuuri juurde ei jõudnud, aga ilmselt, no jah, tund ja veerand. Priit, või sinu raamukas hääl? Küsimused ikka, jah. Aga küsimu ikkagi, jah. Keegi pole midagi küsinud. Lõputu lobis, andke andeks, ma olen lobis. Küsimus. Mina tahan küll tunnustada selle suurepärase tunni eest. Et väga huvitav oli, no meil on pikka aega need juba käinud ja ma pean ütlema, et igal aastal ma õpin ikka nii palju uut ja saan nii palju uut teada. Aga Reha Välikuga mul on üks väga tore mälestus, et selles suhtes, et mida ma võin ka öelda, et ma olen õpilane ühes asjas. Sa kirjutasid, me tegime aastal 1995, tegime Tallinnas Toomkirku Orele fondi, mis pidi siis restaureerima. Eesmärk oli ja summa oli üüratu.
400 000 Saksa marka. Saksa mark. Saksa mark oli tookord, oli see. Oli nii, et see summa ja mis me pidime siis nagu kokku saama. Ja hakkasime koguma ja läks väga pikka mööda ja siis ühe korra kutsusime, meil olime leping juba alla kirjutanud. Leping oli alla kirjutatud ühelt poolt Ugo Lepnov, teiselt poolt Krister Seppner. Siis kutsusime kultuuriministri kohale ja tekkis, ma ei mäleta, kes küsis, aga mis siis saab, kui me ei saa seda raha kokku. Siis Jaak Allik ütles, et tükk aeg oli vait, ütles, et no ega midagi muud ei ole, kui te tulete siis oma fondiga siia Toompea lossi ette, heidate pikali maha ja nii kui ootate ja siis te selle raha ka saate. Sa tahad küsida ka midagi? Ei, ma tahtsin. Aga kahjuks see, mis Ugo räägib, on jumala õige, tähendab, mul on kogemus olemas. Enne veel, kui mina ministriks sain, käis Eestis paavst Johannes Paulus II, see Poola paavst. Ja Erso keeldus mängimast talle enne kui palka tõsta. Ja see aitas. Ja siis edasi olid kinomehed põletasid selle Laari-Valitsuse, kinomehed põletasid oma filme Toomperessis. Kuna kino Toomperessis plässis ja kino, see oli ka null peaaegu, hakkas kino ka raha saama. Ja mind aitas esimesel aasta oli siis see muuseumi ja kultuurimuuseumi ja nende raamatukogujate streik. Ja see oli ka see nagu talus on ka praegu olemas. Lippmaa kardis valis talot, pole üldse olemas, kuuled talot. Lõpuks tema enda kuradi instituudi inimesed läks võtad streikima talot. Ja aitas, aga tuli. Eesti Vabariigis sõltumata, kes on võimul, milline partei. Saab ainult rusikaga laualöös raha. Ja ainult üks asi tuleks ära, nüüd oli õpetajate streik. Ma loodan, et nad hakkavad tänavastel ka streikima, mis neil üle jääb. Aga millal õpib see rahvas ära selle asja, mis asi on streik? Meil õpetajate streik hakkab peale sellega, aga me jagasime ära, kuhu need, kes on mingi koolis ja kuhu lapsed panevad, vanemad saaksid tööle minna ja me kõik teeme ärge kartke, kõik lapsed, et koolid on püha, issand jumal, vaadake, mis on Prantsusmaa, mis on Soome, mis asi on streik. Streik on selle kogu elu halvamine, et need teised, need bussijuhid, need, kes peavad tööle minema, need vanemad, tuleksid solidaarselt kaasa, siis saab ju muuta midagi. Lapsed kõik jäävad koju. Ja siis ei saa tööle minna. Selle sama viguri, et hiljem, et iga kord, nüüd on mul praegu 7. uue oreli ehituse vedamine, kohe varsti saab Jõelähtme valmis ja iga koorma kohta see sama ja meil ka festivaliga on mõnikord ja kus midagi korraldada, oi, ega meil raha ei ole ja aga ma olen ikkagi kõigile öelnud, et kohe tuleb peale hakata, kui te näete, et keegi midagi teeb ja liigub, küll siis teised tulevad juurde ja see on tänu Jaak Allikule. Õppetund. See on see, mida Raave tegi, kuidas näitas kirikules. Aga minu vanaanu pärand veel tegi annetusi sinna, eesti keelt, päris suured. Sa räägid küll streikimisest, aga kultuuritöötajad tegid ka mälestusväärse streigi. Millal? Aasta tagasi vist oli see. Ei ole kultuuritöötajad streik. Ei, teatri. See oli ju streik, see oli pikett Toomperessi ees. Aga teatriinimestel ei ole mõtet streiki teha, sest nende üle naerdakse etendus ja ära, mis siis. Tuleb teada, teatriinimestel on sul etendus või ei ole etendus, see ei muuda ühiskondlikku elu. Aga kui sul õpetajad streigivad, arstid streigivad, raudteetöötajad streigivad, see muudab ühiskonna elu nii teravamalt. Aga need piketi. Need ei tule, jah. No nii, küsimus. Aga mul üks küsimus on siiski veel, et natukene huvitav küsimus, et me oleme praegu, ma tunnen väga palju üle maailma igasugust kultuurirahvast ja muusikud eriti. Ja kui nad praegu terve Venemaa, väga palju, terve Euroopa käib praegu Venemaal esinemas. Igalt poolt tulevad konkursid toimuvad, kõik toimuvad. Ja samamoodi kergib juba, käib juba läänes juba esinemas. Meie oleme ennast siin nii kotti nüüd tõmmanud, et mismoodi või millal me sealt nagu välja tuleme, kuna meil on olnud väga tihedad sidemed. See on nüüd üldse muidugi pikem jutt kõik, kogu see meie Vene poliitika sellisel kujul on minu meelest, iseendale kahjulik, aga põhimõtteliselt see on kõige kahjulikum sellele Vene ühiskonna osale, kes on Putiniga opositsioonis. Sest kui sotsioloogia, Vene enda sotsioloogia, mis on niikuinii võtsitud, näitab, et 15% Putinist ei toeta, aga 15% on 20 miljonit inimest. Loomulikult suurem osa neist inimestest on Peterburis ja Moskvas, kus Putin ei ole julgenud mobilisatsiooni teha läbi.
ja me oleme tegelikult selle seltskonna reetnud, nendega sidemed katkestanud, neile viisalt ei anna, me oleme ise ehitanud raudse eesriie. Mis oli Nõukogude ajal, Nõukogude Liit esitas raudse eesriie, ei lasknud kedagi välismaale, äkki keegi näeb, et seal on parem elu. Näeb, et seal on sukkapüksid, näeb, et seal on üldse inimlikud vahekorrad. Ja see oli tohutu, välismaale sai kõik 3 parteiorgani julgeolekuulvale. No me oleme ise teinud täpselt vastupidi, et need vene inimesed, kellest 80% pole üldse kunagi elus välismaal käinud. Et need ei teaks üldse, midagi on, ehitame Venemaa Putin hakkas ehitama Põhja-Koread endale ja kogu Euroopa maailma, mul on väga tore kuulda, ma ei teadnud, et see praegu nii liberaalne on. Küll ma lugesin, et Ameerika läheb praegu see pagana sündmus seal on, kus Ameerika on teatanud, et Venemaa tuleb seda intervisiooni ja kontra-eurovisioon, et Ameerikas seal osaleb. See, et siin käidi Nõukogude aega, et olid mingid sidemed algul Soomega, siis teise väliseesti Rootsi noored saatsid meil ajakirjandust, me tõime sealt, ma käisin ise mitu korda, tõime sealt kaasa ja see oli selline õhuauk, see muutis siin seda, andis seda usku, muutis seda atmosfääri. Aga kui me paneme raudse eesrid ette, miks me arvame, et seal Venemaal midagi muutub? Aga no see on kõik pikem jutt, aga mis mulle kõige rohkem praegu viha teeb, on see sõjahüsteeria. See on näinud juba kuritegelikult. Kui ma saan aru, mingisugune kindral räägib, et tema lause oli sellise herenevist. Et küsimus oli selles, kas tuleb sõda Venemaaga, vaid millal ta tuleb. No ma saan aru, inimene tahab raha saada. Inimene tahab raha saada, ega see oli siis etteikta. Aga ma nüüd loen eile lehest, et Tervishoiuameti peadirektori asetäitja on ütelnud ka sama lause. Et me ei tea, kas tuleb seda, aga meil küsime, et millal ta tuleb. See on kurat tead, mis on kõik. Minister Keldo rääkis nüüd eile Postimehest. Nüüd on Eesti majandusena loodud nüüd uus lootus. Eesti läheb üle relvatööstusele. Põlevkivistatakse püssirottu ja pomme ja siis need asjad lendavad raalid ja me oleme väga arenenud ja me saame palju müüa. See kõik on niisugune turg ja me saame siia tööstus seda kõrgemat palka ja see on kõik väga tore kõik. Aga millega see rajatud on? See on rajatud siis sellele, et kogu olukord jääbki selliseks, nagu ta praegu on. Kuskil käivad sõjad, kuskil Ukrainas käib mingi sõda ja seal me siis saame hästi palju müüa seda relvi, mis me siin toodame. Et see on nagu igavene, aga inimesed saa aru, et relvatööstus, kus sõda enam ei käi, siis relvatööstus on nagu šluss. Või kui sõda algab, siis on 2 kord šluss, sest siis need meie relvatehased, mida me nüüd Pärnumaale ja Ida-Virumaale ehitama hakkame, et lüüakse 3 päeva sodiks. Aga me oleme nüüd majanduse üles ehitanud relvatööstusele, kogu lootus on siis sellele, et olukord jääbki selliseks. Minu lootus, ma selle tõesti lõpetan, minu lootus täpselt vastupidi. Minu lootus, sellest jamast, kus praegu on Eesti jõudnud, maailma jõudnud, saab välja tulla ainult siis, kui muutub Venemaa režiim. Kui läheb see Putin nii või teistpidi ja kui Venemaa režiim muutub, Venemaa režiim ei muutu, kui Venemaa on imperialistlik riik, Venemaa saab ikka ära vallutada kõik ja midagi ei muutu, see on igavene. Kui see on igavene, siis lähevad kõige arukamad noored Eestist ära, sõidavad siit kaugemale, kes tahab elada rinderiigis, oma elu rajada, lapsi siia teha. Ja miks ma usun, et Venemaa režiim muutub, on see, et ma olen seda 7 korda elus näinud. Et mina olin 53. aastal suri Stalin. No kes oli veel, vanad inimesed teavad, et kes oli veel verisem, kes oli veel jubedam kui Beria. No Beria oli verine jubedam timukaseks. Ja Stalin järgi tuligi Beria, pooleks aastaks oli võim tegid Beria käes. Mida Beria tegi? Beria tõmbas välja liiduvabariikidest, ka Eestist, kõik Vene kaadri ja parteist kui mujal. Tegi lahti piirikaluritelt merele minna, hakkas ühendama Saksamaa. Lugege nüüd raamatpõhjus väga, sellest täpselt, ma ei teadnud ka, et see nii põhjalikult tehti. Niisugune akadeemik on nagu see, Tanberg, Tõnu Tanberg. Tema raamat see Eesti mõtteloo sarjas, ma panin spetsiaalselt kirja, täna aasta tuli välja, möödunud ajalugu pole kunagi nii palju. Seal on täpselt suur peatükk sellest, mis toimus selle poole aasta jooksul Eestis, kui Beria oli võim. Beria löödi maha mitte sellepärast, et oli verine timukas, sest kõik olid verised timukad, ka need Molotovid ja Hruštšovid. Lihtsalt ta läks liiga kaugele, need läks oma elukorrast ka. Nii, ja siis tegi Hruštšov seda kõike natuke aeglasemalt, aga põhimõtteliselt algas pingelõdendus Hruštšova, Gulag toodi tagasi, Siberist toodi miljonid tagasi. Selge pööre oli. Teine asi oli Gorbatšov peale seda Bereshnevit ja Tšernenkovit Afganistani. Täpselt samamoodi. Ja Venemaa rahvas on üldiselt selline, et kui tuleb televiisorist teade, et teate meie need valusad organid peale pikka ja põhjalikku tööd paljastasid, et seltsimees Putin oli Ameerika Ühendriikide agent. Kõik need samad tädid, kes praegu me näeme, oi hurraa Putin, on järgneva tänav. Ja me ammu mõtlesime, tegelikult me ammu mõtlesimegi nii,
hurraa, elab uus seltsimees, järgmine Mutin ressurss. Seda ma olen näinud 8 korda, kus portreed tõmmatakse maha. Eelmine osutab kas rahvavaenlaseks imperialismi agendiks ja järgmine on see. Selles mõttes ei maksa uskuda seda suurt vene rahva, noh, et vene rahvas on nüüd nii kangesti imperialist, tahab see Eestile kallada. Igast mälakad on igal pool. Aga see Peterburi või Leni või Moskva intelligents, kes tegelikult määrab selle pöörde sisu alati, mitte ei määra need inimesed, kes on praegu tänavad Putinit, et poja laibas saib raha nii, et maja korda saab teha. No see ei määra Venemaal midagi, määrab ikka Peterburi Moskva intelligents. Ja selles mõttes olen ma veel üks vähesed, kes usub, et Putini kadumisega toimub liberaliseerumine Venemaal, muidugi mingit demokraatiat sa teha ei saagi. Aga noh, toimub see, et hakkavad, nagu härra juba praegu küsis, hakkame me seal jälle käima, aga meie tahame ikka olla, noh, me tahame Venemaa lihtsalt ära keelata. Noh, äkki me suudame ära keelata, Venemaa oli. Kogu meie poliitika on selline, viisasid, jah, me panen piiri kinni, paneme viimase piiri auks ja Narvas ka kinni ja siis on jälle õnnelik, jube panus Ukraina sõtta olema. Vabandust, läksin poliitiliseks. Ei, väga ilusti. Nii, küsimusi rohkem vist ei ole, nii et... Ja selle kohta muide veel näide silmakirjalikkusest. Mul oli kontserdi elamus 1. september 23, käisin Jaani kirikus Mustoneni juubelikontsert. Ja mina läksin sinna mitte ainult sellepärast, et mulle Hortus muusikus meeldib, et see on just 3 kuud pärast seda, kui Mustonel oli soovitud ära tühistada, sellepärast, et ta käis seal oma sõbra juures kuskil Siberis kontserti. Mustone 7. juulist ei teinud välja riik üldse, ei teinud välja Eesti rahvusriik. Aga kontserdil olid 4 endist ministrit. Mina olen Lukas Signe kirjadanud. Suur aitäh tänase lõunatunni eest. Ma arvan, et oli väga huvitav ja väga äge avapauk lõunatunnide alguseks. Nii et aitäh, Jaak Allik ja Enn Signe. Krahaadim oli välja ja tegelikult on kudel. Ja kohtume täna kell 5 Koldase majas Johan Randvere kontserdil, õhtul kell 8 on Tellos vanamusiga sahtel ootab meid Luterkirikus. Aitäh kõigile ja lõunatund homme kell 1. Ja homme on see Merle Karlus, on äsja tulnud Ukrainast. Rooma linnast, mis esimest korda elus nüüd üldse sõja jooksul pommitati just selle ajal, kui Karlus seal.